tere õhtust kõigile ka minu poolt. Mina räägin teile, kuidas ma kulla avastasin. Võib-olla mitte nii palju, kuidas ma kulla avastasin, aga mida ma üldse praegusel hetkel olen 15 aastat nii-öelda rahandussüsteemis töötades maailma majanduse kohta leidnud, millised mõtted mul selle kohta on tekkinud ja mille pärast ka David on hakanud kulda müüma ja mille pärast me ka selle väikese ürituse siin tegime. Et räägin teile natukene kulla kui raha ajaloost, räägin natukene finantskriiside olemusest, räägin mõne sõnaga ka kulla hinna võimalikust tulevikust. Aga alustuseks on üks väike küsimus, mis on igal investoril tekkinud, see tekkis ka minul mingil hetkel, et milles hoida oma vara. Ja et seda nagu lähemalt lahti seletada, siis ütleks, et kõigepealt investorite elus on olemas 2 etappi. Et esimene etapp on see, kus ei mõelda raha peale. Eelkõige ei mõelda raha olemuse peale, et mis asi on see raha, nagu siin enne öeldi, et raha on vahetusväärtus, on ta vahetusväärtus või on ta hoopis väärtuse kandja. Või on ta nii nagu praegusel hetkel raha on muutunud kaubaks, mida ostetakse ja müüakse. Et see nagu ei oma tähendust, et tähendust oma hoopis teine, et see, et teda oleks rohkem ja saaks teda juurde. Aga mingil hetkel hakkab inimene ka mõtlema selle peale, et kui raha on teenitud, et teda ka säiliks. Ja tahaks, et ta säiliks nii-öelda ka tulevastele põlvedele, mitte ainult ise endale. Ja kui see nii-öelda teine etapp ka minul kätte jõudis, muide võiksin öelda, et millal sellised etapid kätte jõuavad. Et üks uuring ütles, et mis tehti Inglismaal, et millal inimesed ei oma enam, kui palju tal raha on, et hakatakse mõtlema nii-öelda rohkem selle säilimise peale. Et pidi olema see summa umbes 1,5 miljonit inglise naela. Et kui inimesel on olemas kuskil, ütleme, mis ta siis on, 35 miljonit krooni, siis ta suudab omale lubada majad, jahid, suvilad, välismaa reisid ja igapäevane elu on tal rahuldatud. Et sealt nagu nii-öelda suuremaks pole vaja, aga kindlasti inimesed tahavad ikka juurde teenida. Aga mina leidsin nii-öelda vara hoidmiseks ühe hea sellise kuldreegli, mis on pärit ühest vana aja mõtteterast, et oma vara tuleks hoida 3 osas. Et üks osa peaks olema selline, mida saab endaga kaasas ja mis ei hävi. Teine osa peaks olema selline, mis toodab ja millega elad. Ja 3. osa peaks olema selline, mille väärtus kasvab ja mis teeb sind rikkaks. Kui alustada siit viimasest, siis see osa, mis kasvab, mis teeb sind rikkaks, minu arvates võiks selleks olla väga hästi Hiina aktsiad. Hiina aktsiad on siin aastaga tõusnud 200% või 100% ja arvestades Hiina elanikkonna arvu ja arvestades seda nii-öelda võimalikku mulli, mis seal üles lüüakse, kindlasti suurem kui kunagi varem, ei ole midagi imelikku selles, kui lähema 2 aasta jooksul ta veel 300% tõuseb. Sest teatavasti kuskilt jooksis läbi arv, et iga päev avatakse, kas oli see 70 000 arvet, oli see natuke rohkem või vähem, aga iga juhul väga suur arv. Teine osa, mis toodab ja millega elad, minu arvates sobiks sinna alla, kui sul on olemas kinnisvara, mida sa välja üürid, mis ei ole mitte võetud laenuga liisinguga, vaid sinu enda oma, näiteks paar korterit, kus tuleb sulle igapäevane rahavoog. Ja esimeseks osaks, mida saab kaasas kanda ja mis ei hävi, sinna sobivad siis briljandid ja kindlasti ka kuld. Siinkohal tekib küsimus, et millist kulda nagu osta, et kas see peaks olema füüsiline kuld, mis on füüsiliselt raske, või võiks see olla ka selline elektrooniline kuld, mille vahendustasud tunduvad olemat väiksemad, mida võib-olla tegelikkuses ei pruugi olla. Ja siin tekibki küsimus, et millest eriti ei räägita, on elektroonilise raha ja elektroonilise kulla ohud. Maailm on läbi aegade näinud mitmeid paberraha kriise. Et kui küsida, mis on paberraha pikaline väärtus, siis üldreeglina ollakse nõus sellega, et paberraha pikaline väärtus on 0. Sest pikaajaliselt ei ole ükski paberraha säilinud. Et on teatavad ajaetapid ajaloos, kus paberraha on võimalik vahetada kullaks piiramatult, nimetame seda alkeemiaks, eks ole, paber muutub kullaks. Ja on etapid, kus nii-öelda paber muutub mitte millekski. Võtame sellise ajajärgu nagu 1895 kuni 1915 oli Venemaa tsaarirubla iga päev võimalik vahetada kullaks ja kulda tsaarirublaks. Tundus, et see aeg kestab igavesti, sest see oli 20 aastat. Mingil selle ajaperioodi lõpul tuli selline tore mees nagu Lenin, kes siis teatas, et kuld kaotab varsti üldse oma tähtsuse, et tehnika areneb meeletult, sel ajal ju esimesed lennukid, Wrightid tegid seal oma trikke ja Lumierid siin lõid kino ja igasugused suured muutused toimusid, et röntgeni kiirgus avastati, et kindlasti tuleb nüüd kohe aeg, kus inimestel on WC-potid kullas ja teil ei ole kuldmüntidega midagi teha. Üks minu esivanem oli kuskil Kaasani kandis kingavabrikant
ja temal oli ka palju kulda Eestisse tulles. Tema vahetas need kõik ümber paberrubladeks. Ja mina lapsepõlves sain ilusti nende tsaari 5 ja 10 rublaste paberrahadega päris palju mängida. Ja noh, mul on niisugune väga kole mõte, et ega ma ei imestaks üldse, kui mitte meie lapsed, aga lapselapsed siis nende eurodega saavad mängida neid monopolimänge. Aga nagu ütlesin, et pikaline väärtus paberrahal on 0. Aga nüüd küsimus on selle elektroonilise raha kohta. Et elektroonilise rahast on väga tore ja kena küll, et noh, lähme panka ja võtame ja saame alati kätte paberraha ja paberraha saame hetkel ka kullaks vahetada, et kui stabiilne see siis tegelikkuses on. Maailmal on siiamaani elektroonilise raha krahh läbi elamata. Ja noh, minu isiklik veendumus on see, et noh, mingil hetkel see kindlasti tuleb, et sellest nagu pääsu ei ole. Aga see on nüüd muidugi teema, millest kindlasti ajakirjanduses ei räägita ega arutata. Et üksikud kohad, kus ma selle kohta lugenud olen, oli üks väljapaistev kirjanik, see Jeremy Rifkin, kes siis ühes Eesti Päevalehe artiklis tsiteeris Ameerika kongressile saadetud aruannet, et mis juhtub sellisel juhul, kui terroristid nii-öelda saavad hea sideme seal Põhja-Koreaga, saavad ühe tuumapommi kätte, ostavad Scud-raketi, mis mustal turul maksab ainult $100 000 ja mitte ei hakka seda lõhkama seal New Yorgi kesklinnas, vaid Ameerika atmosfääris. Tulemuseks pidi olema elektromagnetiimpulss, mis lööb välja kõik töötavad arvutikiibid ja nii-öelda gammalaine, mis lööb välja ka elektrisüsteemid ja sellele ennustati, et on väga tõenäoliselt võib ka järgneda infrastruktuuri nii-öelda kokkukukkumine. Aga noh, see on teema, mida ei arutata ja ma loodan kõigest hingest, et seda kunagi ei juhtu. Aga oleme teadlikud, et sellised variandid on nagu maailmas olemas. Ja teine elektroonilise raha puhul, mida ma tahan juhtida tähelepanu, oli, kui ma ühe pankuriga rääkisin ja rääkisin taga üleöelaenu olemusest. Et noh, ka siin saalis on mõned pankurid, kes võivad seda pärast seda teemat kommenteerida, kui tahavad. Aga et üleöelaen on selline hea tore asi, et õhtu annad raha ära, hommikul on raha arvel ja väike jupp on kohe juures ka. Ma küsisin, et mis siis nagu toimub, et kuidas see raha nagu sinna juurde tuleb. See asi on väga lihtne, et õhtul läheb see arvelt maha, põhimõtteliselt ta koos selle päevavalgusega liigub edasi Ameerikasse, kus siis selle rahaga ostetakse, müüakse, igasugused aktsiaid ja muud toredaid tehinguid tehakse, aidatakse Ameerika majandusel areneda. Sealt koos päevavalgusega liigub ta edasi Aasiasse, kus siis järjekordselt lükatakse selle võib-olla Hiina börsi natuke ülespoole ja tehakse igasuguseid muid huvitavaid asju. Ja hommikul tuleb see raha ilusti meile tagasi. Aga vot siin tekib küsimus, et näiteks kui ikka näiteks Jaapanis toimub maavärin, mis seal toimub keskmiselt iga 80 aasta takka, suur maavärin Tokyos, mida pole olnud 100 aastat. Ja kui ta toimub mõne suure panga all ja see ka kokku kukub, et kas see elektrooniline raha ikka tuleb tagasi. Et ikkagi anname aru, et need on bitid ja elektriimpulsid, et selle nii-öelda vahetut väärtust ei ole. Ja nagu enne Ardo mainis, et see kõik püsib usaldusel. Ja noh, ma loodan kõigest hingest, et see usaldus jääb hästi pikaks ajaks püsima. Kuigi ajalugu on näidanud ka nii-öelda, et usaldusele püstitatud rahad ei pruugi püsima jääda. Ja mille pärast? Sellepärast, et raha hakkab nii-öelda nõnda nimetatud paljunema. Raha hakkab juurde tulema kogu aeg ja hakkab tekkima inflatsiooniline protsess. Et siit kohavalt üldse nii-öelda minevikule üle minnes räägiks mõningatest kriisidest, mismoodi sellised inflatsioonilised protsessid ja kriisid on nagu lõppenud. Üks esimene kaasaegne börsi krahh nõnda nimetatud oli tulbimaania Hollandis, kus inimesed samamoodi nagu praegu taheti ka rikkaks saada ja oli selline võimalus, et ostes tulbi seemneid, tulbisibulaid, siis nende hinnad kahekordistusid, 10-kordistusid, 100-kordistusid, isegi muutsid 1000 korda kallimaks. Ja niimoodi ligi 10 aastat järjest. Lõppetapp oli see, kus praeguses vääringus müüdi tulbisibulaid kuskil hinnaga $1 miljoni ja $2 miljoni vahel. Öeldi, et seal üks tulbiseeme maksis seal 4 tonni juustu ja 16 tonni võid ja inimesed müüsid muidugi sellel ajal oma majad maha, sellepärast, et kui sa ostad tulbiseemne, siis varsti saad sa kohe 2 maja asemele. No loomulikult siis toimus lõpuks krahh, hinnad kukkusid alla eelnevale tasandile, aga mille poolest see nii-öelda Hollandi tulbimaania minu jaoks väga huvitav oli, et sellel ajal inimesed ei elanud sugugi mitte nii-öelda kiviajas või keskajas, vaid väga arenenud oli ka pangandussüsteem, riigisüsteem, oli parlament, pangad, kohtud, täitevametid. Ja nii-öelda lõpus, kui see tulbimaania täies hoos oli, siis avastati ära, et on võimalik teha ka nii-öelda futuurtehinguid. Et mitte müüa seda tulbiseemet, mis sul parasjagu käes on, vaid seda seemet, mis juba kasvab või sibulat. Ja järgmisena leiti, et võib müüa ka seda tulbisibulat, mida ma kavatsen kasvama panna ja luban selle maha müüa.
kõik need toredad lepingud sõlmiti ära ja kui see pauk oli ära käinud, siis need lepingu teised osapooled ütlesid, et tahaks nüüd oma raha kätte saada. Aga ei olnud kellelgi seda anda ja keegi ei kavatsenudki seda anda ja loomulikult pöörduti siis kohtu poole. Aga probleem oli selles, et kohtu poole tuli niivõrd palju neid avaldusi, et kohus ei olnud neid võimeline rahuldama. Kohus ei saanud hakkama, saadeti siis see küsimus parlamendile, et parlament leiaks mingisuguse lahenduse, kas siis riigi varadest või kuskilt maksaks need kinni. Nemad ei saanud ka sellega hakkama, andsid jälle kohtule tagasi ja lõpuks kohtu ja parlamendi otsusega võeti vastu väga lihtne seisukoht. Kõik need tehingud tunnistati kehtetuks. Kogu lugu, kes oli rahast ilma, see oli ilma ja kellel oli leping, tuli leping, aga sellega pole mitte midagi peale hakata. Kindlasti praegu ei ole nüüd see aeg, kus keegi hakkas tulbiseemneid ostma. Aga ütleme eBay ja niisugused teised toredad firmad, Microsofti väärtus pidi praegusel hetkel olema suurem kui kõikide maailma kullafirmade väärtus. Et rikkaks saamise soov on inimestel ka siiamaani säilinud, et psühholoogiliselt ei ole inimene selle 3 sajandi jooksul ikka eriti palju muutunud. Ja mul on siin ära mainitud suurima rolli teooria, et börside kohta lugesin hiljuti Soome aktsiagraafist 80. aastatel, või 90. alguseks. Et milles siis nende see börsi fenomen seisnes. Öeldi, et börs on väga lihtne, et kui sa müüd mingit kaupa, näete, siin on üks klaas, vett, et sa võid müüda tal ükskõik hinnaga. Et kui ma siin kellelegi ütleks, et ostke ära 200 krooniga, siis ma arvan, et keegi oleks nõus ostma. Aga kui sa tead, et sinu naaber ostab ära 220-ga, siis võiks osta. Ja naaber, kes ostab 220-ga, tema naaber ostab 250-ga. Ja järgmine ostab 300-ga ja edasi 350-ga ja nii edasi, sest igaüks teab, et järgmine keegi ostab kallimalt ära. Ja see, kes lõpuks niimoodi selleks kõige suuremaks rolliks jääb, et see jääb nagu rahast ilma. Ja kui on nüüd küsimus, et kui palju oli Soomes neid suurimaid lolle, kes rahast ilma jäid, siis neid oli 5 miljonit, kui see börsikrahvselt läbi käis. Ja neid krahhe on niimoodi aeg-ajalt ikka olnud. Mehhiko 1995, ka väga ilus stabiilne riik oli, mis seal krahhiga kaasnes see, et see laenuintress, mis praeguse hetkel on meil siin nagu väga tore ja kena süke, ma ei tea, 4–7 juures, olenevalt pangast, siis seal laenuintress hüppas 70%-le. Argentiina aasta 2001, kus valuuta kukkus üle 3 korra, kus muide oli valuutakomitee. Ma siin ei taha kindlasti viidata mitte Eesti valuutakomitee ohule, sest need süsteemid on ikkagi kardinaalselt erinevad, aga selline olukord oli. Või siis Zimbabwe, maailma kõige edukam börs käesoleval aastal 2007, tõusnud 3700%. Et nii-öelda väide, et kui börs tõuseb, et see näitab majanduse edukust, antud juhul kindlasti paika ei pea, sest kui seal oleks ostnud börsil aktsi, oleks 3700% küll raha juurde tulnud aktsiat hinnaga, aga raha väärtus on kukkunud üle 10 000%. Mille pärast see väärtus kukub? Kukub tavaliselt siis, kui valitsused oma võlgu tahavad likvideerida raha väärtuse alandamise teel. Et see on selline üldine reegel. Et kui vaadata ajalugu, läheb üle siit Rooma keisririiki, kus inflatsiooni praktiliselt ei olnud, 250 aastat oli 0,4% aastas. Sellel ajal vist oli see Cicero, kes formuleeris ära hea rahasüsteemi põhimõtte, samad asjad, mis olid Eesti krooni loomisel, tasakaalustatud eelarve, laenude võtmise puudumine ja valitsuskulude piiramine. Riik väga hästi toimis, aga 260–340, 80 aastaga hinnad tõusid 20 korda. Mis siis toimus? Hakkas asi pihta sellest, et kindral Nero, kes ühel hetkel avastas, et kui ta võtaks oma need hõbeda mündid ja sulataks üles ja paneks sinna sisse poole vähem hõbedat, siis ta on 2 korda rikkam. Ja siis ta saab ju ehitada seal kõik need saunad ja suured hooned, mis seal oli. Ja nii ta tegigi. Ja järgmisena sulatas ta veel korra ülesse ja oli jälle veel rikkam. Nii et asi lõppes sellega, et lõpus oli müntides 4% hõbedat. Ja ma ei taha öelda, et see oli nüüd Rooma riigi kokkukukkumise põhjuseid, aga finantsiliselt võis see nii-öelda üheks tõukeks kindlasti anda nii-öelda barbarite sisse marsile. Aga meenutame edasi, millal on olnud maailmas inflatsioonilised perioodid. Peale Napoleoni sõdasid 1810 läks Euroopa suurde vaesusesse. Ja tulemuseks oli see, et õnneks saadi seal päris kiiresti välja 19. sajandil pandi alus kullal põhinevatele rahasüsteemidele. Enamus riikidel olid ühe sama suurusega kuldmündid, mille vahetamine üheski riigis ei olnud mingisugune probleem. Sajandi lõpuks oli üle 50 riigi kullastandardil ja nagu eelnevalt mainiti, Hiina oli hõbedastandardil ja mille poolest 19. sajand eriti
huvitav oli, et sellel ajal ei olnud ühtegi suurt sõda. Ei pand seal Inglismaa ega Prantsusmaa ega Hispaania, keegi oma vahel midagi ei madistanud. Et majandus sai areneda ja öelda seda tehnikarevolutsiooni 19. sajandil edasi viia. Aga mis siis edasi tuli? Tuli esimene maailmasõda, mille poolest need sõjad eriti olulised on veel, et ükski riik ei ole võimeline sõda pidama oma riigi maksude arvelt. Tavaliselt maksavad selle sõja kulud kinni kas selle sama riigi elanikud, hiljem rahaväärtuse devalveerumise kaudu või siis okupeeritud alade elanikud. Et reaalselt ei ole võimalik, et riigi elanikelt tuleb nii palju makse, et jõuaks pidada suuri sõjaväge üleval, neile palka maksta ja kogu seda tehnikat. Nii et esimene maailmasõda käis üle, Saksamaa andis välja palju laene ja mitte ei andnud välja, vabandust, mulle sõnad sassi, võttis laene, ei suutnud neid tagasi maksta ja käivitas 1922. aastal inflatsioonilise protsessi, mis siis lõppes sellega, et raha hind lõpuks miljoneid kordi langes. Lõpus etapid olid need samad, kus inimene hommikul sai palga, õhtul sai selle palga eest 2 korda vähem osta, kus siis abikaasad olid hommikul tehases vastas lõuna ajal, et palka saada ja sellest veel midagi natukene osta. Aga millest ta hea oli, riik pääses oma võlgadest vabaks ja selle maksid siis kinni kõik inimesed, kes siis oma tööd tegid, said palga, said raha, sest sisuliselt on nii, et kui sa saad raha, siis tegelikult peaksid selle raha eest hiljem saama samas ulatuses kaupa, mida sa oled tööd andnud. Aga kui raha inflatsiooni läbi, siis sa saad vähem. Nii et osa sinu varast, sinu tööst läheb kellegi teisele. Nii et see oli kergelt peale esimest maailmasõda toimunud protsess. Ja mainiti juba ka Bretton Woodsi süsteemi kokkukukkumist 1971, et teatavasti kuni 1971. aastani oli Ameerika Ühendriikide raha seotud kullaga. Ei olnud küll nii, et eraisikud oleksid ümber saanud vahetada, aga vahetati riikidele ja riikide valitsustele. Ja lõppes see sellega, et oli see Prantsusmaa või Inglismaa, kes tuli siis $2 miljardi ja tahtis sellest kulda saada. Ameerika vaatas, et dollarid on jälle liiga palju nagu käibele läinud, ei olnud tal seda võimalik teha. Ja siis rahandusminister esines avaldusega, et arusaamine, et Ameerika dollar on tagatud kullaga, on kahetsusväärne eksitus. Ja sellega lõppes siis Bretton Woodsi süsteem. Ja mina tahaks jagada kogu maailma rahanduse ajaloo 2. Esimene on siis kestnud aastani 1971, kus rahasüsteemid ühel või teisel moel olid seotud kullaga või hõbedaga. Ja alates 1971. aastast püsib kogu rahasüsteem ainult usaldusel. Ja mina ütleks, et see on omamoodi eksperiment. Ja selle tulemusi praegusel hetkel on veel vara ütelda, et nii nagu hiinlased ütlesid Prantsuse revolutsiooni kohta, et isegi 200 aastat tagasi tulnud Prantsuse revolutsiooni kohta on veel vara hinnangut anda võrreldes Hiina mitme tuhande aastase ajalooga. Et see eksperiment on kestnud praeguseks 35 aastat ja loodame, et ta püsib ka edasi. Kuid sellegi poolest, vaadates natukene nüüd numbreid, läheme nüüd majanduse juurde, Ameerika Ühendriikide juurde. Näitan teile ühe väikse graafiku, mis näitab 30. aastatel suure depressiooni ajal olnud kõikide võlasuhete sisemajanduse koguprodukti ja praegu mulli, mis on tekkinud, on mingisugused sarnased näitajad. Mõned analüütikud on öelnud, et see makromajanduslikud protsessid, mis toimunud praegusel hetkel Ameerikas, on sarnased Saksamaaga. Selle vahega, et Saksamaal oli see protsess surutud paari aastasse. Ameerika puhul on see ajaliselt pikalt välja venitatud, kuna Saksamaa ei saanud välismaalt laenu, pidi siseobligatsioonidega ennast kinni maksma. Aga teatavasti Ameerika Ühendriigid iga päev võtavad $2 miljardit laenu, mida maksab kinni maailma vaesem riik, Hiina, kes säästab ja maksab kinni Ameerika Ühendriikide kõrge elatustaseme. Nii et võlakirjad sõidavad praegu hetkel Ameerika Ühendriikidest Hiinasse. Et kaua see protsess käib, ma ei oska ütelda. Hiinlased on üldiselt targad ja kavalad. Ja natuke USA olukorras siis, palju see võlg siis praeguseks on. Kogu riigivõlg koos kõikide võlgadega kokku, mitte ainult eelarve puudujääk on 44 triljonit. See on ühe elaniku kohta $147 000, 4-liikmelise perekonna kohta $590 000. See teeks siis ligi 7 miljonit krooni, mis peaks siis maksudena kuidagi makstama ära. Ma ei tea, palju selleks treenima peab. Ma eriti hästi tahaks uskuda, et see lihtsalt makstav oleks. Kuidas ta selleni võlg on jõudnud? 1620-1974
jõudis USA välisvõlg 1 triljonini, ehitati riik ülesse, teed, majad, koolid, tehased, 350 aastat kulus 1 miljardilise võla tekkeks, aga ainult 10 kuud jõudmaks 1 triljonilt võlalt 2 triljoni peale. Ja siin koha peal on huvitav, et lugedes kullateemalisi artikleid, ma arvan, et ma olen neid lugenud viimase 3 aastaga umbes 1000 tükki läbi sealt internetist, et natuke nendest teemast natuke aru saada, siis üks asi, mis seal rõhutati, on, et maailma majanduses ja majandusteooriates on puudu eksponentsiaalse protsessi või ütleme eksponentsiaalsete protsesside analüüs. Et seda natuke teile nüüd lähemalt lahti kirjeldada, esitan küsimuse, et kui palju on aega kõigi aegade suurima finantskriisini. Et kuna see mull on hästi suureks löödud ja sellised protsessid, nagu öeldakse, finantskriisid tulevad täiesti ootamatult, et kas nad tulevad ootamatult või mitte, selle üle võib igaüks mõtelda, aga lähen nüüd üle hoopis teise valdkonda. Läheb üle eksponentsiaalselt järjest kiirendavast protsessidest arusaamiseks. Toome bioloogiast ühe protsessi. Kõige lihtsam on see, et bakterite paljunemine. Kõigepealt on 2, 1, siis on 2, siis on 4. Siin on väike ülesanne. Panna bakter klaasi kell 12 päeval, paljuneb iga 1 minuti järel. Ja minu küsimus on lihtne. Kui iga 1 minuti järel paljuneb, on täpselt 2, 4, 8, 16, 32, 64 ja nii edasi. Ja kui öösse kell 12, 24.00 on klaas ääreni täis, siis millal on klaas poolenisti täis? 23.59 on täiesti õige vastus, 1 minut enne lõppu. No mõnikord pakutakse õhtu kell 7:30 ja mõnikord kell 11:30, aga põhimõtteliselt on aru saada, et tegelikult 1 minut enne lõppu on pool klaasist täis. Aga siin koha peal küsin nüüd teise küsimuse, mis minu arust on palju olulisem. Millal on aru saada, et klaas hakkab täis saama? Aga siin ma aitan vastusega kaasa. 1 minut enne lõppu on täidetud pool klaasist, 1/2. 2 minutit 1/4, 3 minutit 1/8, 4 minutit 1/16 ja 5 minutit enne klaasi täitumist on täidetud 1/32. See tähendab, et 5 minutit enne klaasi täitumist on täidetud ainult 3% klaasist. Ja mitte millestki ei ole aru saada, et klaas hakkab täis saama. Ma ei taha öelda, et nüüd üks-ühele need majandusprotsessid ja see raha juurdekasv on täpselt sama, aga mingeid analoogiaid võib siin leida nende hüperinflatsiooniliste protsesside juures. Ja räägin mõne sõnaga ka, et palju siis maailmas on üldse kulda. Kuld on 150 000 tonni üldse, USA on sellest 8000 tonni. Üks asi, mida ei ole ajalehe artiklites eriti mainitud, aga internetis on selle üle kõvasid diskussioone peetud. USA on jah 8000 tonni. Peale teist maailmasõda oli 20 000 tonni, 12 000 tonni ta nii-öelda jagas algul laiali, et oma raha päästa. Küsimus on selles, et kus see kuld on. Peale 1953. aastat ei ole sealt Fort Knoxis ühtegi korda lastud audiitoreid kontrollima füüsiliselt kulla olemasolu. Audiitoritel on võimalus tutvuda paberitega ja paberitel kulla liikumisega. Ja füüsiliselt ei ole neil ühtegi korda seda võimalust olnud. Ja selle üle on pikad kirjavahetused peetud ja arutelud, seda on küsitud Ameerika kongressis ja see on alati tagasi lükatud, et ei peeta seda vajalikuks. Siin on mul ka välja arvutatud, et kui suur see kulla hulk on, arvestades kogu maailma krediidi hulka 40 triljonit ja kogu maailma kullaväärtusega 3 triljoniga, on täiesti selge, et osa peab ikkagi paratamatult usaldusrahale püsima jääma. Väike graafik lihtsalt riikide kaupa, kuidas kuld on. See graafik on sellepärast oluline, et kui me vaatame siin alumisi riike, Hiina, Hong Kong, India, siis need on riigid, kes on öelnud, et on neil plaanis oma välisvaluuta reservides kulla osa tõsta. Sest praegu on selline väga huvitav olukord. Inimesed oma riigi valuutareserve hoiavad väga suures osas dollariks. Aga dollaril endal mingisugust füüsilist katet tegelikult ei ole. See on ka põhjuseks, miks pärast Aasia riigid on arutanud selle üle, aga nad ei ole seda hakanud ellu veel viima. Ja kui me vaatame graafiku lõppu, siis viimasena on Eesti. Eestis vähem on veel 4 riigil maailmas kulda. Eestis on seda 200 kilo, 0,2% ja ma arvan, et kindlasti Eesti Pangalt kullale praegusel hetkel toetavaid avaldusi oodata ei ole mõtet. Aga kui lihtsalt jälle ajalugu meenutada, siis kui 1939 oleks Eesti riigi valuutareserv olnud Inglise naelas, mis oli sellel väga popp valuuta, siis ma arvan, et ei oleks meil 91. aastal või 92. aastal võimalik võib-olla Eesti raha nii kergelt sisse seada. Et sel ajal ikkagi kuld aitas meil praeguse rahasüsteemi elluviimisele palju kaasa. Venemaa on ka olemas need andmed, need on kõik väga huvitaval kombel, mille pärast neid andmeid
korjatakse see World Gold Council, seal on need andmed kõik olemas, aga ma peast ei oska vastata, kui mul ei meil saata, siis ma vastan selle ära, ma tean seda arvu, aga mul ei ole ta kaasas. Ja lõpetuseks räägin natukene kulla hinnast. Mis ma ütlen, et ma ei taha mitte kedagi teid siin kutsuda kulda ostma, see ei ole minu eesmärk. Minu eesmärk on see, et ma saan oma mõtteid teiega jagada ja kui keegi mingisugused omal selle teemalisi mõtteid tekib, siis ma ütlen, et ma olen oma ülesande täitnud. Sest et enamasti nendel teemadel ei kiputa rääkima, mis on ka finantskriiside puhul mitte kunagi eelnevalt ei ole telekas ega finantsanalüütikute puhul arutelusid või uudises ei arutata, et kas on nädal või 2 või kuu kriisini, kui see on käes, siis seda öeldakse. Et näiteks ka Enroni pankrotil tuntud see firma Ameerikas nädal enne seda oli veel enamus börsidel selle kohta väga tugev ilusti ostusoovitus. Aga vaadates seda graafikut, üldreeglina kuld on olnud siin peale seda, kui ta lahti lasti Ameerika dollarist, ütleme kuskil 400-500 dollari vahel. Selle ajaga 80 aastatega võrreldes on Ameerika dollar ostujõus kaotanud oma väärtusest 70%, 3 korda. Ja mitmed analüütikud ütlevad, et kuld on praegu erakordselt odav, et kui võtta aluseks 500 dollarit stabiilseks kulla hinnaks ja dollar on kaotanud 3 korda, siis praegune stabiilne hind peaks olema 1500 dollarit unts. Ja see on ka nende analüütikute soovitud sinnamaani on ta odav ja 2100 dollarit peaks olema see piir, kus ta läheb proovima järgmiseid tipptasemeid, mitte see tolleaegne 770 dollarit. Sest kui võtab hinna ja ostujõu suhte aluseks, siis ta natukene teine. Aga jah, ma ei hakka siin mingit reklaamikampaaniat kullale tegema, et pigem ma ütleks, et ajalugu on huvitav. Aga lõpetuseks räägiks teile investeerimisfaasidest. Investeerimisfaase on 4. Esimene faas on see, kus siseneb tark raha. Enamasti vaikselt ja märkamatult, et mitte tähelepanu tõmmata. Vaatasin mõni päev tagasi aktsiate soovitusi mõne aasta taguseid. See oli vist 2004, kus veebruarikuus soovitati Baltika aktsiale, mis hinnas oli 26 krooni, oli kirjas tugev müük. Et see on praktiliselt olematu müük, öeldi firmal ja siin ei ole kuhu kareneda. Müüge kõik maha. Aga mis toimus? Tark raha hakkas sinna vaikselt sisenema, hakkas seda ostma. Märkamatult mitte keegi ei pööranud tähelepanu. Ja praeguseks hetkeks on aktsia vist oli ta 360 või üle 15 korra on tõusnud. Millegi pärast ei kiputa rääkima nendest investeerimisobjektidest, mis võivad tõusta ka 10 kordi. Järgmine etapp on see, kus sisenevad institutsioonilised investorid. Igasugused fondid hakkavad ostma. Ka nemad teevad seda algul suhteliselt vaikselt. Kui nad on ära ostnud need, siis nad teatavad, et küll see on ikka hea asi ja tavalised investorid hakkavad seda samamoodi ostma. Institutsiooniliste investorite ostu kohta võiks ütelda näite tuua Bulgaaria erastamisväärtpaber, mis maksis 20% turust, mille kohta üheski analüüsis mingit soovitusi ei olnud. Meie firmal õnnestus seda osta ja ta tõusis mingil hetkel 99%-ni, praegu on uuesti langenud. Aga jah, fondid said sealt päris hea võidu. Kolmad on sisenevad siis tavalised investorid, kes ostavad mingisugust investeerimisobjekti. Ja neljandana sisenevad lillekauplejad, taksojuhid, ma ei taha nüüd küll kumbagi ala maha teha, aga kui ka nemad räägivad, et see on väga hea investeerimisobjekt, et ostke nüüd kinnisvara ja korterihinnad on lõputult tõusmas, siis see tähendab seda, et on müügihetk kätte jõudnud. Milline faas on praegu kullal? Minu isiklik arvamus see, et tark raha on juba sisenenud, et käimas on teise faasi algus. Et erinevates riikides, kui ma olen rääkinud, on institutsioonid investorid ostma hakanud, näiteks Iirimaal on pensionifondid alustanud kulla ostmist ja mitte elektroonilise kulla ostmist, vaid just füüsilise kulla ostmist. Nad nõuavad füüsilise kulla tarnimist. Möödunud aastal oli ka vahepeal kuulujutt, et füüsilise kulla varud on otsas, tühjad, aga see ei vastanud tõele, et ikkagi oli küll kuuajalised inimesed vahepeal tarnetega, aga praegusel hetkel kullaga probleeme ei tohiks olla. Et hetkel on teise faasi algus, see on minu isiklik seisukoht. Aga kokkuvõttes ütleks, et tõesti nagu mainitud, et rääkimine on hõbe, vaikimine on kuld, aga võib-olla on kuld ka selline hea kindel investeering. Ja ma tänan teid tähelepanu, et te viitsisite mind ära kuulata. Aitäh teile!